Meremehe lood olid juba õige halvad. Ta lamas liikumatult kolde ees vaibal. Tulepaistel oli näha, et ta oli maru käes hirmsasti viga saanud. Pea oli lõhki ja nägu valge kui lubi. Meremehe viimane tunnike oli ilmselt juba tükk aega tagasi mööda jõudnud. Kunksmoor valis kiiresti rohukimpudest kõrsi ja kakraid ning viskas need katlasse. Vesi tõusis kihinal keema. Pomisedes liigutas Kunksmoor keedust kulbiga, maitses, krimsutas nägu ja sülitas leeme suutäie tulle. Tuli särtsatas ja värvus roheliseks. Siis kallas Kunksmoor aurava joogi kruusi ja valas meremehele suhu. Niipea kui nõiajook keelele sai, oli mees maast lahti. Ossa poiss, karjatas ta ja kargas otse lakke. Kui ta uuesti maast tagasi oli, tuli talle kohe laeva hukk meelde. Ta vaatas ringi, silmitses lõõmavat tuld ja kolde ees kükitavat Kunksmoori. Moori sasi peas ja õlgadel ripnesid veel adrutordid ja vetikad. Juuksed ja riided tilkusid vett. Tuli oli ikka veel roheline ja kogu ruum rohetas selle valguse käes. Kas ma olen nüüd meremeeste põrgus, küsis meremees ettevaatlikult. Kui ma õigesti mäletan, peaksin ma uppunud olema. Just seda sa mul kogu aeg olidki, ütles Kunksmoor. Aga praegu äratasin ma su ellu tagasi ja selle peale on mu kodu sinu meelest põrgu. Meremehel oli väga piinlik ja ta hakkas vabandama. Ma poleks uskunud, et olen tormiga triivinud nii kaugele, et jälle maa vastas on. Mäletan, et laev läks põhja karidel keset merd, kust kallas kaugele jäi. Teised mehed pääsesid paati, aga mind viskas laine üle parda. Ja, ma tean, ütles Kunksmoor. Seepärast ma sind otsima läksingi. Nägin sind möödunud reedel seal kivide vahel. Möödunud reedel, imestas meremees. Möödunud reedel olime Amsterdamis. Sa ei saanud mind siin näha. Või ei saanud, ütles Kunksmoor itsitades. Ja meremehel hakkas kõhe. Ütle vähemalt, kus ma praegu olen, küsis ta, püüdes kõigest väest vapraks poisiks jääda. Pool miili sealt, kus su laev põhja läks, vastas Kunksmoor. Minu saarel. Ei ole võimalik, ütles meremees. Siin läheduses ei ole ühtegi saart. Isegi nii suurt mitte, kuhu kajakas pesa võiks teha. Ma olen mitmes merekoolis õppinud ja pärast seda kõik maailma mered läbi sõitnud. Mina tean, sellist saart ei ole olemas. Ja, ütles Kunksmoor. Kõiki võõramaa asju tuntakse. Seda aga, mis on oma kodu lähedal, ei pane keegi tähele. Kui sinu vanaisagi veel sündinud ei olnud, oli see saar kõigil salaja teada ja nii mõnigi sai siit viimases hädas rohtu ja lohtu. Kunksmoor keeras meremehele selja ja hakkas toas talitama. Meremees tahtis püsti tõusta, kuid ta keha ei kuulanud sõna. Mis see tähendab, küsis ta ehmunult. Laev läks su alt põhja, vastas Kunksmoor. Eks sinagi saanud väheke viga. Luud ja kondid on katki, maksad ja neerud segi. Mul valutab pea, ütles meremees. Valutab, ütles Kunksmoor. Enesel pole poolt pead ollagi. Suure vaevaga tõstis meremees käe ja tõmbas õige aeglaselt üle pea. Pool pead oli kadunud. Siis olen ma ju ikkagi surnud. Sellise peavigastusega on surm silmapilkne, karjatas ta kohkunult. Kus, ütles Kunksmoor. Sa pead vägusi lamama. Kutsu mulle siis vähemalt arst, palus meremees. Minu saarel arstin mina, vastas Kunksmoor. Ta pani meremehe voodisse ja andis talle tilku. Kas sa mu murtud luid lahasesse ei seogi, küsis meremees. Ei, ütles Kunksmoor. Seda viga olen ma alati tilkadega ravinud. Meremees jäi väga murelikuks, ent ta ei julgenud enam Kunksmoorile midagi öelda. Kuigi ta püüdis seda varjata, oli tal ometi Kunksmoori ees hirm. Kunksmoor aga oskas väga hästi ka mõtteid lugeda. Inimesed on imelikud, ütles ta kajakale ja silustas assis sulgi. Kui midagi tehakse teisiti, kui nad on harjunud, siis on see nende meelest kohe valesti ja paha. Kajakas ei vastanud.
sest ta ju oli ainult ikkagi lind. Järgmisel päeval tundis meremees ennast juba palju paremini. Kunksmoor andis talle 3 korda päevas tilku ja varsti oli meremees täiesti terve. Ta tõusis üles ja läks mööda tuba kõndima. Peegli ees jäi ta seisma ja hakkas ennast sihtima. Ossa tont, mul on nüüd ju pooled juuksed mustad peas, hüüatas ta pead katsudes. Kunksmoor tuli lähemale ja vaatas teda uurivalt. Jah, ütles ta. Vahel juhtub ikka mõni pisike äpardus ka, ole sa kui ettevaatlik tahes. Kui soovid, võin ma kõik su juuksed mustaks värvida. Kas heledaks tagasi ei anna, küsis meremees. Kunksmoor kehitas õlgu. No, kui sa just tahad, siis võib ka heledaks. Aga ma ütlen, et mustad juuksed hakkavad sulle palju paremini. Meremees tahtis siiski endist juuksevärvi tagasi saada. Kunksmoor laskis tal suure katla vett täis kanda ja ajas selle keema. Siis viskas ta torisedes katlasse peotäie mingit valget pulbrit, mida ta enne tükk aega kappidest taga otsis. Kui vesi veidi jahtunud oli, ütles ta, et meremees võib sellega pead pesta, kui tahab. Meremees pesi pead ja tõttas siis uuesti peegli juurde. Juuksed olidki nagu enne. Kuid midagi oli siiski teisiti. Kogu meremehe pea helkis ja säras mahedas nimbuses. Heldeke, hüüatas meremees, kas mu pea jääbki nüüd särama nagu küünal? Kunksmoor sai vihaseks. Mitte millegagi sa ei ole rahul. Vanasti andsid inimesed ei tea mis, et aga niisugust püha paistet ümber pea saada, ütles ta. Ma pole ju mõni imetegija pühak, kurtis meremees. Või nii, sa tõusid ometi surnust üles. Kas see pole siis ime? No kuhu ma niisuguse imeilmutusega lähen? Mu sõbrad hakkavad mind naerma. No olgu, ütles Kunksmoor. Mine küüri rannas pead peenikese liivaga, küll see sul püha paiste ära võtab. Meremees jooksis ummisjalu välja ja tõttas randa. Ta kahmas kamalud peent liiva täis ja nühkis ning küüris pead, kuni see päris hellaks ja marjanäoliseks jäi. Siis tuli ta tagasi ja vaatas peeglisse. Nimbus oli peaaegu täiesti maha nühitud. Kes ei teadnud vaadata, poleks enam midagi aru saanud. Meremees jäi rahule. Kui see poleks olnud mina ise, kes niisugustest surmavatest vigastustest palja tilkade võtmisega paranes, siis ma seda küll ei usuks. Arstid oleksid mulle vähemasti 7 rasket operatsiooni teinud ja sedagi vaid tingimusel, et ma oleksin algusest peale elus olnud, rääkis ta. Jah, ütles Kunksmoor põlglikult. Mõni ei usu sedagi, mida ta oma silmaga näeb. Endal polnud sul ju õiget vigagi küljes. Kõik ihuliikmed olid enam-vähem alles. Oleks midagi tõsist puudu olnud, siis poleks me vahest nii lihtsalt toime tulnud. Meremees tahtis nüüd kohe hakata koju minema. Vii mind paadiga üle, palus ta. Kodused muretsevad. Aga Kunksmoor ütles, et tal paati ei olegi. Millega sa siis suurele maale pääsed, imestas meremees? Kuidas sa suudad siin maailmast nii ära lõigatuna elada? Sa küsid rumalasti, ütles Kunksmoor. Siin on minu kodu. Ma ei suudaks elada seal maailmas oma kodust ära lõigatuna. Aga kas sa siis vahel autoga sõita ei taha, küsis meremees. Või värvilisi televisioonisaateid vaadata? Ei tea, seni pole igatahes hoolinud. Kas mina pean siis ka nüüd siia jääma, küsis meremees nukralt. Või ehk saan mina siiski kuidagi koju? No, eks näe. Kui mu õhupallist saab veel asja, siis viin su üle, ütles Kunksmoor ja hakkas kohe nõelani niiti taha panema. Õhupall oli koledasti katki kärisenud, lisaks veel sassis ja pussis ja märg ja liivane. Nöörid muist sõlmes, muist katkenud, muist hoopis kadunud. Palliga tuli kõvasti tööd teha. Mooril katkes päris mitu korda kannatus ja ta viskas nõela ja niidi nurka. Meremees aga oli visalt asja juures ja sai Moorigi iga kord töösse tagasi. Lõpuks oli õhupall terve, lappimisest ja nõelumisest kirju kui pühade muna. Nüüd oli veel vaja pimedat ööd